Järgmine teema on meil 1.7 keha impulss. Impulss on paljude elualade universaalne mõiste, mida võiks eesti keeles asendada sõnaga tõuge. Näiteks, ta sai oma vanematelt impulsi või tõuke asuda põhjalikumatele muusikaõpingutele. Füüsikas on impulss keha liikumist iseloomustav suurus, mida matemaatiliselt väljendatakse nii. P nool peal võrdub M korda V nool peal, kus P ongi vektorina ehk suunaga suurusena keha impulss. M on skalaarina ehk suunata suurusena keha mass ja keha kiirus V vektorina ehk suunaga suurusena. Seda lühikest valemit analüüsides mõistame, et mida suurem on keha mass M, võrdle näiteks topispalli ja käsipalli, seda suurem on keha impulss P. Samuti, mida suurem on keha kiirus V, seda suurem on keha impulss P. Füüsikaliselt öeldes on keha impulss P võrdeline keha massiga M ja keha kiirusega V. Mõtle järgmiseks tunniks välja paar näidet impulsi kohta igapäevaelust. Tunnis analüüsime ja kordame impulsi mõistega seotud põhimõisteid skalaar ja vektor, võrdeline ja pöördvõrdeline, algebraline ja geomeetriline liitumine, superpositsiooni printsiip. Samuti mõtle näiteks, mis toimub piljardilaual. Et esialgsest ühest löögist saab esimene pall impulsi ja annab selle edasi järgmisele või ka mitmele piljardikuulile. Samuti mõtle täpsemalt, kuidas võimlas topise pall ja käsipall annavad erinevaid impulsse kas seinale või kaaslasele.